Läbirääkimiste protsessi taaselustamine ja uued sanktsioonid Venemaa vastu. Täna, 28. juulil lõppes Valge Maja ovaalkabinetis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja USA presidendi Donald Trumpi kohtumine. See kestis üle tunni, toimus suletud uste taga, ilma pressita ja selle tulemusena räägivad mõlemad pooled, tsiteerin, läbirääkimiste protsessi intensiivistamisest. Samal ajal teatas Kreml, et Donald Trump ei kavatsenudki täna Vladimir Putinile helistada. Ja see on samuti huvitav moment. Donald Trump kohtub juulis juba teist korda isiklikult Volodõmõr Zelenskiga, aga ignoreerib täielikult teist Vladimirit, Vladimir Putinit. Samal päeval teatas USA senaatorite grupp kaheparteilise kokkuleppe saavutamisest uue Venemaa vastaste sanktsioonide seaduseelnõu osas. Volitustega kehtestada tollimakse kuni 100%. Ja just täna esineb Zelenski senaatorite ees, kes lõpuks selle seaduse vastu võtavad. On märkimisväärne, et senatis on juba vihjatud, et sümboolselt võidakse teha otsus saalis Zelenski juuresolekul alustada Venemaa vastase sanktsiooniseaduse arutelu. See tähendab, et sellele antakse ametlikult algus. Nende kahe sündmuse tähtsus koos seisneb selles, et esimest korda mitme kuu jooksul diplomaatiline protsess Ukraina sõja ümber on liikuma hakanud, vähemalt avalduste tasandil. Vaatame selles saates üle, mis täpselt täna Washingtonis Ukraina suhtes toimus, mis peitub osapoolte sõnastuste taga ja kui põhjendatud on läbimurde ootused pärast Donald Trumpi ja Volodõmõr Zelenski kohtumist. Minu nimi on Aleksei Petši. Arutame seda teemat koos ja teeme kokkuvõtteid Trumpi ja Zelenski kohtumisest. Aga enne kui alustame, palun tellige see YouTube'i kanal. Me liigume 300 000 tellija piiri poole. Seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Niisiis, Donald Trump ja Vladimir Zelenski pidasid täna Valges Majas kinnise kohtumise ilma ajakirjanduse ja isegi ilma asepresidenti J.D. Vance'ita. Alustame kohtumise enda faktidest. Valge Maja andmetel algasid Trumpi ja Zelenski kahepoolsed läbirääkimised kell 9:47 hommikul idaranniku aja järgi. Pedantidele märgin, et kohtumine hilines täpselt 17 minutit, kui lähtuda Donald Trumpi tänasest esialgsest ajakavast. Ametlikult oli Zelenski Washingtoni visiidi põhjuseks vabariiklasest senaatori Lindsey Grahami ärasaatmistseremoonia, kes suri 11. juulil oma 72. eluaastal ja oli aastaid üks peamisi Ukraina sõjalise abitoetajaid senatis. Hüvastijät toimus kongressi rotundis ja Zelenski tema enda sõnul kohtumise alguses Trumpiga avaldas kaastunnet Ameerika senaatori surma puhul. Siinkohal märgin kohe ära, et selle saate salvestamise hetkeks olid Vladimir Zelenski, Donald Trump ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu saabunud rotundi, et hüvasti jätta Lindsey Grahamiga. Ja just rotundi kulisside taga toimus huvitav dialoog Zelenski ja Netanyahu vahel. Otsustades näoilmete ja väljendusrikka kõneviisi järgi ei rääkinud nad ilmselt ilmast, kuid praegu pole veel teada, millest täpselt juttu oli, kuigi lõpus surusid nad kätt. Nüüd näitan teile selle katkendi, äkki keegi teist oskab huultelt lugeda ja saate aru, millest siis ikkagi Zelenski rääkis Netanyahuga. Aga pöördume tagasi Trumpi ja Zelenski läbirääkimiste juurde. Ukraina delegatsiooni koosseis viitab sellele, et visiit polnud lihtsalt protokolliline. Pigem olidki läbirääkimised just seetõttu kinnised, et need olid sisulised. Teisalt teen olulise märkuse.
Kinnised olid ka Trumpi ja Netanyahu läbirääkimised. Ja siin võib oletada, et üldiselt toimusid need ilma ajakirjanduseta. Selleks, et mitte juhtida tähelepanu kõrvale senaator Lindsey Grahami tänastelt matustelt. Koos Zelenskiga osalesid läbirääkimistel presidendi kantselei juht Kirill Budanov, Ukraina riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu sekretär Rostem Umerov, välisministeeriumi juhi kohusetäitja Andrei Siibiga, presidendi kantselei juhi asetäitjad Pavel Polissa ja Sergei Kislitsa, fraktsiooni rahvateener juht David Arahamia ja Ukraina suursaadik USA-s Olga Stefanoshina. See on meeskond, mis märgin tegeleb nii läbirääkimiste kui ka kaitseküsimustega. See tähendab, et kohtumise teemadeks on nii sõjalise abi küsimus, sealhulgas Patriot rakettide tootmislitsentsi küsimus, kui ka rahuläbirääkimiste taaselustamise küsimus venelastega. Tõsi, venelased jälgivad seni kõrvalt. Zelenski ise nimetas kohtumist kokkuvõttes heaks. Tema postituses Telegramis öeldakse järgmist, tsitaat: hea kohtumine president Trumpiga ovaalkabinetis. Olen tänulik kõige eest, mida me koos teeme, et kaitsta Ukrainast elusid ja saavutada rahu. Tema sõnul olid arutelu keskmes 2 küsimust. Esimene neist on see, et Kiiev saaks loa toota Ameerika Ühendriikide Patriot-süsteemide jaoks mõeldud raketitõrjerakette. Ja mis on oluline, viisid, kuidas elavdada rahu läbirääkimisi venelastega. Kohtumise tulemusi kirjeldas juba konkreetsemalt Ukraina presidendi kantselei juht Kirill Budanov. Tema sõnul toimus Zelenski, Trumpi ja Ameerika delegatsiooni kohtumisel sisuline vestlus ning Kiiev ja Washington leppisid kokku läbirääkimisprotsessi intensiivistamises erinevatel tasanditel. Just selle teesiga on seotud ka ootused jätkusuhtes. Ukraina pool loodab, et lähipäevil toimub USA-s eraldi kohtumine Ukraina ja Ameerika ametnike vahel. Ja tuletan meelde, et sellele visiidile eeles Volodõmõr Zelenski telefonikõne USA eriesindajate Steven Witkovi ja Jared Kushneriga, mis oli pühendatud rahuläbirääkimiste taasalustamise väljavaadetele Venemaaga. Veelgi enam, meedias on juba olnud lekkeid ja siseteavet selle kohta, et Valge Maja valmistab ette uusi ideid läbirääkimisteks. Ja üks neist ideedest on õhurelvarahu väljakuulutamine. Et Ukraina ja Venemaa loobuksid vastastikustest rünnakutest tsiviillinnade pihta. Nüüd, pärast seda kohtumist Donald Trumpiga, hakkab Ukraina delegatsioon kohtuma Ameerika ametnikega eraldi tehnilisel tasandil. Üldiselt läbirääkimisprotsess hakkas taas elavnema. Siiski ei ole avalikult teatatud konkreetsetest kokkulepetest tarnete mahtude, tähtaegade ega võimaliku vaherahu tingimuste osas. Ja just see lisabki sellele kohtumisele kaalu. Trump läks juba kuu alguses toimunud NATO tippkohtumisest alates üle mitteavalikele läbirääkimistele Ukrainaga. Täielikult eirates Venemaad. Teeme nii. Niisiis. 8. juulil kohtus Donald Trump NATO tippkohtumisel Volodõmõr Zelenskiga ja vestles temaga silmast silma. Üksikasju polnud eriti palju. Seejärel toimus Volodõmõr Zelenski vestlus Steven Witkovi ja Jared Kushneriga. Üksikasju on vähe. Zelenski ja Trumpi kohtumine toimub täna. Üksikasju on taas vähe ja kogu selle aja jooksul pole olnud ühtegi kontakti Kremliga, välja arvatud Mark Rubio ja Sergei Lavrovi kohtumine ASEAN-i tippkohtumise raames Manilas. Ja sedagi vaid pooleks tunniks sattusid nad seal kokku. On märkimisväärne, et osa analüütikuid, sealhulgas Venemaa omi, hindavad kohtumist vaoshoitult, märkides, et see oli suuresti seotud Kriimi matustega ja et erilist ettevalmistust selleks kohtumiseks justkui polnudki näha. See ei vähenda selle tähtsust, kuid seab siiski piirid. Praegu käib jutt suhtluskanali taastamisest. Donald Trumpi meeskonna meeleoludest Ukraina suhtes. Ma rääkisin sellest eelmises saates sellel YouTube'i kanalil, nii et kindlasti minge ja vaadake, kui te pole seda veel teinud. Aga selleks, et mitte uusi saateid sellel YouTube'i kanalil maha magada, soovitan teil liituda minu Telegrami kanaliga Pitchy News. Link sellele on selle video kirjelduses. Seal ilmuvad kõigi saadete teadaanded ja seal avaldame ka operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Nüüd päeva teise sündmuse juurde, millel on konkreetsemad piirjooned. USA senatis teatas kaheparteiline seadusandjate rühm, et on jõudnud kokkuleppele Venemaa ja Iraani vastaste sanktsioonide seaduseelnõus. Seaduseelnõu on seotud Lindsey Grahami nimega.
kes edendas seda koos demokraadist senaatori Richard Blumenthaliga. Ja avalikkuses nimetatakse seda seaduseelnõu Grahami Blumenthali seaduseelnõuks. Mida see seaduseelnõu sisaldab? Dokument annab USA presidendile uued volitused Venemaale majandusliku surve avaldamiseks. See näeb ette võimaluse kehtestada kuni 100% toll Venemaa kaupadele, mis imporditakse Ameerika Ühendriikidesse, aga see on täielik jama. Kui USA samuti täiendavaid tariife 5 suurima Venemaa toornafta ja maagaasi ostja ning 5 suurima riigi suhtes, kes aitavad Venemaal energiasektorit sanktsioonidest mööda hiilida. Eraldi dokument laiendab sanktsioonirežiimi Iraani vastu. See on muide tingimus, millele rõhus Donald Trump ise, nõudes, et seaduseelnõusse lisataks meetmed Iraani ja Hezbollah vastu. Trump toetas seaduseelnõu, sest nüüd saab ta ühe hoobiga kehtestada sanktsioonid nii Venemaa kui ka Iraani vastu. See tähendab, et senat annab kõik survevahendid tema kätte. Nagu te teate selle YouTube'i kanali eelmisest saatest, otsustasid USA taas pöörduda Iraani vastu sanktsioonisurve poole pommitamise asemel. Samas on siin olulised täpsustused, mis siiski eristavad välja kuulutatud kokkulepet selle seaduseelnõu tegelikust jõustumisest. Esiteks ei ole dokumenti veel vastu võetud. Hääletus senatis võib toimuda sel nädalal, kuid seadus jõustub lõplikult mitte varem kui septembris. Miks? Sest esindajatekoja töös on augustis suvine paus. Kongressi liikmed lähevad puhkusele. Kuigi seal, tuletan meelde, nõuab Donald Trump kongressilt, et nad ei läheks puhkusele enne, kui tema valimisseaduste pakett on vastu võetud, mis on juba novembriks planeeritud. Seetõttu võib-olla pausi ei tulegi ja see seaduseelnõu võetakse vastu natuke varem. Aga siiski, ma ei paneks sellele suuri lootusi. Tuleb arvestada septembriga. Teiseks, kuni viimase hetkeni blokeeris osa demokraate seda seaduseelnõu. Põhjus on mehhanismis, sest algselt dokument, mille koostasid Graham ja Blumenthal, eeldas, et sanktsioonide kehtestamise või tühistamise otsustab kongress. Praegune versioon aga laiendab presidendi enda volitusi. Ja osa demokraate kardab, et Trump hakkab tariifide üle otsustama lihtsalt oma äranägemise järgi. Kolmandaks, siin on üks oluline detail. Ma ütleksin kõige olulisem detail. Hiina, üks suurimaid Vene naftaostjaid, ei kuulu nüüd enam sarnaste piirangute alla. Bloombergi andmetel püüdis Donald Trumpi administratsioon mitte teravdada kaubandussuhteid Pekingiga, mistõttu Hiina eemaldati seaduseelnõust vaikselt. See piirab märgatavalt sanktsioonide potentsiaalset mõju, kuna just Hiina jääb peamiseks ostjaks. Donald Trumpi administratsioon kaubandussuhted. Aga nende kahe sündmuse tähenduse mõistmiseks, Volodõmõr Zelenski ja Donald Trumpi kohtumine ning Venemaa vastaste sanktsioonide seaduse kooskõlastamine, on vaja viimaste nädalate konteksti, mitte päevade, vaid just nädalate. Diplomaatiline protsess Ukraina ümber oli juuli lõpuks objektiivselt ummikusse jooksnud. 23. juulil toimus Manilas esimene peaaegu aasta jooksul Venemaa välisministri Sergei Lavrovi kohtumine ja Ameerika Ühendriikide riigisekretäri Marco Rubioga. Kohtumine kestis 35 minutit ja lõppes tulemusteta. Marco Rubio ütles pärast seda kohtumist, et on vaja, tsiteerin, uusi ideid ja uusi kontseptsioone ning varasemad ettepanekud Ukrainale ei ole vastuvõetavad. Ja see oligi kõige olulisem asi, mis lihtsalt ajas venelased marru. Ja pärast seda, nagu te teate, hakkas Lavrov rääkima ja see ongi see sõna, mehe sõna. Mees ütles, mees tegi. Ja ta rääkis sellest, et Venemaa nagu Anchorige'is andis mehe sõna, et ta peab oma sõna, aga ameeriklased ei pidanud seda sõna. Üldiselt ronis see Vene matslus rahvusvahelisele areenile ja ajas oma räpase suu lahti. Aga tegelikult pole see nii väga oluline, sest Marco Rubio ütles selle kohtumise tulemuste põhjal esimest korda, et Ameerika Ühendriigid lähtuvad sellest, mis on Ukrainale vastuvõetav. Ta ütleb, vaadake, kõik varasemad katsed ei töötanud just seetõttu, et see polnud Ukrainale vastuvõetav.
Nüüd hakkame looma uusi läbirääkimiste ja surve kontseptsioone Venemaa suhtes, lähtudes sellest, mis on Ukrainale vastuvõetav. See on väga hea muutus ja suurepärane seisukoha vahetus. Aga samal ajal on Moskva seisukoht karmistunud. Bloombergi 22. juuli andmetel Vladimir Putin keeldus varasemast territooriumi vahetamise skeemist ja nõuab täielikku kontrolli Donbassi üle, kui mis tahes läbirääkimiste eeltingimusena. Selle taustal näib Zelenski kohtumine Trumpiga ja sanktsioonide eelnõu edendamine kui Washingtoni ja Kiievi katse siiski see läbirääkimisprotsess uuesti käivitada, kuid veidi teise nurga alt. Läheneda sellele teiselt poolt Läbi sõjalise toetuse kombinatsiooni. majandusliku surve Venemaale ja läbirääkimiste kanali taastamise kaudu. Nüüd räägime sellest, kellele ja kuidas see kõik kasulik on ning millised võivad olla tagajärjed peamistele osapooltele. Arvestades, et suhete mudel on muutunud, Ukraina jaoks on peamine praktiline huvi Patrioti raketitõrje rakettide tootmise litsents. Ukraina õhutõrje peamine probleem ei ole süsteemide puudumine, need on olemas. See on krooniline Patriot-süsteemide rakettide puudus, mida süvendab asjaolu, et USA sõda Iraaniga on ammendanud ameeriklaste samade rakettide varud. Tootmise lokaliseerimine, millest räägiti Trumpi ja Zelenski kohtumisel ja millele varem, muide, pakkus Poola samuti liituda. See on Kiievi katse vähendada sõltuvust otsestest tarnetest, kuid siin on oluline kaine pilk olukorrale. Isegi poliitilise kokkuleppe korral võtab sellise tootmise käivitamine Bloombergi hinnangul võtab kaua aega ja ikkagi ei lahenda probleemi lähikuudel. Ameerika Ühendriikide jaoks on selline konfiguratsioon võimalus Donald Trumpi administratsioonile samal ajal säilitada rahutegija mainet ja suurendada survet Moskvale teiste kätega, mitte omadega. See tähendab mitte otsese sõjalise eskalatsiooniga, vaid sanktsioonide ja tehnoloogiate müügiga ukrainlastele. Siiski on Donald Trumpil siin ka sisepoliitiline hind. Presidendivõimu laiendamine. Tollimaksude osas on see tundlik teema pärast seda, kui USA ülemkohus piiras varem tema kaubandustariife. Ja just seetõttu sai sanktsioonide eelnõu parteidevahelise vaidluse objektiks. Venemaa jaoks on mõlema tänase sündmuse otsene sõjaline mõju piiratud ja edasi lükatud. Siin on võtmesõnaks edasi lükatud. Miks? Sest sanktsioonid, isegi kui need vastu võetakse, jõustuvad mitte varem kui septembris. Nende sanktsioonide alt on Hiina välja jäetud. Ja patriotide tarned tootmislitsentsi näol on siiski tuleviku väljavaade, mitte tänane rindetugevdus. Siiski on Moskva jaoks ebasoodne juba ainuüksi see suundumus. Kiievi ja Washingtoni kõrgeimal tasemel kontaktide taastamine ning mõlema partei toetus sanktsioonidele kitsendavad venitamisstrateegia võimalusi, millele, otsustades Peskovi avalduse põhjal, valmisolek, tsiteerin, oodata kuni ameeriklased vabaneksid ja just sellele panustab Kreml. Euroopa jaoks on selle kohtumise tähtsus kaudne. See sobitub üldisesse loogikasse, kus USA säilitab oma kaasatuse Ukraina küsimuses, mis hajutab osa Euroopa pealinnade muredest, et Washington võib protsessist välja astuda. Paralleelselt kasvavad ka Euroopa survevahendid. See on Euroopa Liidu 21. sanktsioonipakett, varilaevastiku lastide konfiskeerimise mehhanism. Kõik see töötab samas suunas nagu arutusel olev Ameerika seaduseelnõu. Kuid see pole veel kõik. Seal loob Euroopa Liit praegu kahte väga olulist mehhanismi. Esimene neist on soov loobuda sanktsioonide kehtestamises pakettidena. Sest iga paketi jaoks on vaja kogu Euroopa Liidu hääletust. Alati leidub keegi, kes on vastu. Tuleb kõike seda pidevalt üle vaadata ja nii edasi. Seetõttu otsustatakse hääletada üksikute sanktsioonide üle. Näevad, et siia saab lüüa. Hääletame kõik poolt, kõik lõid pihta. Ei pea ootama ei 22. ega 23. paketti. Lisaks praegu Euroopa Liidus ütlen teile ühe väikese saladuse. On juba koostatud nimekiri 1600 ettevõttest ja juriidilisest isikust Venemaal, kellele tahetakse sanktsioonidega vastu astuda. Samaaegselt selleks, et proovida just Venemaa finants- ja pangandussektorit kokku kukutada, aga mitte ainult. Kuid siin tuleb juba oodata avalikke ametlikke avaldusi ja siis pöördume selle küsimuse juurde kindlasti tagasi.
millised võivad olla edasised stsenaariumid pärast Trumpi ja Zelenski tänast kohtumist? Esimene ja lühiajalises perspektiivis kõige tõenäolisem stsenaarium on töö jätkamine delegatsiooni tasandil. Välja kuulutatud Ukraina ja Ameerika ametnike kohtumine, Võimalik Steven Witkovi ja Jared Kushneri reis kõigepealt Kiievisse, seejärel Moskvasse. Ka seda arutati täna. See on tee läbirääkimiskanali aeglaseks taastamiseks ilma tulemuse garantiita. Teine stsenaarium on sanktsioonide eelnõu vastuvõtmine septembris, mis annaks Donald Trumpile hoova surve avaldamiseks Venemaa naftaostjatele, kuigi Hiina sanktsioonidest vabastamise klausliga. Kolmas variant, mida ei saa välistada, on see, et protsess jääb taas toppama. Kui Moskva ja Kiievi seisukohad territooriumide ja staatuse osas jäävad kokku sobimatuks. Nagu näitas Manilas toimunud kohtumine Lavrovi ja Rubio vahel. Praegu pole kumbki pool siiski avalikult põhimõttelistes küsimustes järele andnud ning välja kuulutatud läbirääkimiste intensiivistamine võib jääda vaid formaalsuseks, mitte sisuliseks muutuseks. Kokkuvõttes tulemuseks. 28. juulil toimus 2 omavahel seotud sündmust. See oli Zelenski ja Trumpi kohtumine Valges Majas, mille tulemusena leppisid pooled kokku läbirääkimisprotsessi aktiveerimises ning arutasid Patrioti püüdurrakettide tootmist Ukrainas. Ja teade kaheparteilise kokkuleppe sõlmimises senatis Lindsey Grahami sanktsioonide eelnõu osas. Mõlemad sündmused tähendavad, et diplomaatilised ja sanktsioonidega seotud protsessid on lõpuks liikuma hakanud, kuid hetkel veel ainult kavatsuste ja raamistiku tasandil, mitte aga konkreetsete kokkulepete või juba jõustunud otsuste tasandil. Kui suur läbimurre see on, ma arvan, näitavad lähinädalad. Millele tuleks tähelepanu pöörata? Ilmselt hääletamine sanktsioonide üle. Ukraina ja Ameerika delegatsioonide välja kuulutatud kohtumiste sisu, Witkovi ja Kushneri visiit Kiievisse ja kas sellele valemile järgneb läbirääkimiste intensiivistumine, ikkagi tegelik seisukohtade lähendamine läbirääkimistel. Seda on nüüd väga oluline jälgida pärast tänast Trumpi ja Zelenski kohtumist. Siia panen 3 punkti, teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage kommentaaridesse selle saate alla, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage laiki panna. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest. Kõigile head aega!